Ja see paneel on meil just nimelt siis digipöördes tänaval, mida lahendab ise sõitev auto. Kuulsime just Marek Kiisa nägemus sellest, kuidas digipööre tänaval toimub Samelar Elmorendi nägemus digipööre tänaval. Võtaksime kõigepealt selle mikrofoni ka kätte. Nii. Proovin. Jah. Aitäh, Marek, see tegelikult kõik eelnev, mida sa rääkisid, toetab seda meie visiooni, aga sellele täienduseks 2035 pilt, et kui te veel mäletate või on siin ees jookseb, et ma tahaks, et see oleks veel hõredam. Me Elmorendis näeme, et see võiks veel hõredam olla, see võiks veel planeeritum olla ja tegelikult ütleme nii, et meie Elmorendi või siis Elmo tehnoloogia, mida me oleme arendanud, meie visioon on ikkagi see, et inimesed saavad aru sellest, et mida rohkem me jagame, mida vähem me omame, mida vähem me pargime ja linnaliiklust ja tänavaid umistame, seda mõnusam on meie elukeskkond. Räägime lühidalt neile, kes ei ole Elmorendiga väga hästi kursis, millega te siis konkreetselt tegelete? Meil on 2 suunda. Me tegeleme esiteks elektriautode rendiga ja ütleme, see analoog võiks olla siis sarnane Bolt Drive'ile, et võtad või tellid endale auto ette mingiks kindlaks kellaajaks, ükskõik mis kuupäevaks, mis ajaks ise sa planeerid enda aegu. Me toome selle auto teile kuhu iganes, te võtate selle, sõidate ringi ja vabastate selle hetkel, kui teile see sobib ja lasete selle auto jälle käiku edasi. Ja teine suund, mida me arendame ja mis on võib-olla tuleviku vaates veel tähtsam, on kaugjuhitav auto, mis ei ole siis kuidagi nagu seotud selle ise juhtivaga, aga on see, et reaalselt inimene, mina siin näiteks istun, võtan juhtimise tänavalt üle ja sõidan autoga vabalt kuhu iganes. Kas see on kliendi ukse ette, kas see on võib-olla mingid kaupade või teenuste deliverdamine. Et see visioon on võib-olla nagu ka et selline laiem, et see ei pruugi olla ainult see, et me täna praegu oleme küll arendamas seda ja oleme ka tänavaloa saanud sõitmiseks kaugjuhitavalt, aga tulevikus just nimelt võiks seda ka laiendada erinevate teenuste sisse. Ja viimane küsimus, enne kui lähme edasi jutuga, mis teie näitajad on, kui palju juba teie teenuseid kasutatakse, millised on edusammud? Renditeenus on pidevas kasutuses, järjest kasvav trend. Ma näen tõepoolest, et inimesed on hakanud mõtlema seda, et vähem omada on parem, mõistlikum. Ei ole enam omada mõistlikke autosid, võid võtta selle auto iga kell, võid selle vabastada, võid rentida või mitte rentida. Trend on ikkagi selles suunas, et linnakeskkonnas auto omamine ei ole enam selline... See ei ole enam trend, vaid pigem ongi trend sõita vabalt ette tellitavate autodega näiteks. Ja tehnoloogia valdkonnas, mis see trend on või mis see suund on, siis täpselt samamoodi selline tark majandamine, tark juhtimine ka mobility sektoris on praegu trend. Vaatame järgmist firmat, Mind Titan. Küsimus sama, digipööre tänaval. Ma arvan, et see sõltub sellest, kui palju erinevad firmad suudavad enda ütleme, ärilist ülesannet või äri use case'i lihtsustada. Et näiteks Enride tõi välja, et sõidavad öösel, väga mõistlik, palju lihtsam, sellepärast autonoomsus kindlasti on äärmiselt keeruline ülesanne. Ma ei tea, General Motorsi Cruise, nemad pakuvad näiteks ka öösiti taksoteenust, nad kindlasti kaotavad selle raha, aga vähemalt mõte liigub nii-öelda õiges suunas, et Auvetekil neil ei ole mõtet siin täielikku autonoomsust minna püüdma, kui nad saavad mõelda kogu aeg, okei, kui me saame seda ühistranspordi ülesannet võimalikult palju lihtsustada, et see ülesanne, mida tuleb ka lahendada, oleks palju lihtsam, et mida rohkem ma arvan, et suudetakse selles vinklis vaadata seda varem me näeme ka mingisuguseid use case päriselt aina rohkem tänaval, et peale siis asjade, mis juba seal on muidugi. Kuidas teie firma konkreetselt panustab? Väike tutvustus ka. Jah, et Mind Titan üldiselt on siis masinõppe ja tehisintellekti firma. Mina oma varasemas elus olen ka Milramit aitanud autonoomsusega.
aga MindTitan üldiselt teeb ka palju tehisintellekti lahendusi, aga natukene ka selles vallas, aga väga palju sellest rääkida ei saa just. Selge. Ja läheme edasi. Teil on mikrofon peas, et mikrofoni ei pea andma. Milliseid väljakutseid esitab see digipööre tänaval nüüd Transpordiametile, kes peab seda kõike koordineerima, mis meie tänaval toimub? Jah, väljakutsed on nagu mõlemale poolele, et Transpordiameti poole pealt peaksime tagama, et meie liikluses tuleksid ohutud sõidukid. Me näeme, et see tehnoloogia läheb aina keerulisemaks, mis eeldab ka võib-olla meie poolt paremat võimekust kontrollida, sügavamalt aru saada, mis seal toimub. Aga õnneks ma arvan, et olukord läheb aina paremaks, et meie ettevõtted saavad targemaks ja tänu nendele saame ka meie targemaks ja teistpidi nõudeid hakkab tulema ka nüüd isejuhtivatele sõidukitele. Juba Euroopas on väikeseeria isejuhtivatele sõidukitele nõuded olemas, selle aasta suvest hakkasid kehtima, et nende sõidukite kontrollimine selles mõttes meile läheb lihtsamaks. Nüüd on lihtsalt võib-olla küsimus, et kas me kõiki neid võimekusi siin suudame Eestis luua või peame siin kaasama teiste liikmesriikide abisid. Aga veel üks huvitav küsimus. Andmed on uus kütus, mida autod kõige rohkem vajavad. Marek, võib-olla võtaks selle küsimuse. Ma räägiks lahti ühe meie portfelli ettevõtte nimega Voi, siis nagu selle arengu jutu. Et tõuksiga sõita punktist A punkti B, et see ei ole ju mingisugune kunst ja kui palju on siis seal nii-öelda siis neid andmeid seal taga. Neid hetkel Voi tõukse on üle Euroopa laiali kuskil 300 000 tükki. Ja kujutage ette, milline andmevoog sealt sisse jookseb, et need äpi kasutajad, teistpidi seesama tõuks, mis seal tänaval liigub. Ma räägin natukene pikemalt võib-olla selle tõuksi loo ka ära, et mille pärast nad on saanud need linnades need erinevad litsentsid kätte, sellepärast, et nad on välja arvutanud kogu selle tõuksi elukaare. Nad ütlevad niiviisi nii, et meie tõuksid peavad vasta 4 aastat, nii-öelda siis taksona sõites. Ja peale seda me ehitame nad siis moderniseerime ja kusjuures nad teevad seda Eestis veel. Ja siis nad müüvad sellistele, kes tahavad siis neid vanu taksosid osta, kellel on siis oma Voi, eks ole, see sama roosa Voi ukse ees. Ja siis ma tulen ja siis ma tunnen ennast paremini. Ja neid ostjaid on ja päris palju. Ja see sama elukaar siis 7 aastat, selle ühe tõuksi elukaar on siis niivõrd keskkonnasäästlik, et sellega nad müüvad siis linnadele maha, et nad saavad need litsentsid ja saavad sõitma. Aga nüüd ma tulen siis selle küsimuse juurde, et mis selle dataga teha. Tegelikult täna teeb Voi üllatavalt palju masinõpet ja siis ütleme nii, et tehisintellektist me ei saa rääkida, see on pigem avantseeritud masinõpe. Ja see masinõpe juba täna oskab öelda, millal näiteks mina tulen oma korteri uksest välja, et selle asemel, et üldse mõelda auto peale, ma võtan selle sama Voi ja sõidan oma punktist A punkti B-ni. Ja see kõik käib selle data peal, mida meie ju ei näe, aga mida me oleme ise genereerinud nende tõuksidega ja siiamaani nende sõitudega. Lähme siit edasi. Elmo rendi kohta nimi ütleb küll, et rent, aga samas me räägime ka, et olete suur andmetöötluse ettevõte. Ja, ma kohe tegelikult põrgataks küsimuse tagasi siit, mida ma kuulsin, et väga tore. Ma tean, et see, ütleme, et millal sa sealt uksest välja tuled, ma saan selle info kätte. Ma tean, et see on kell 11.30 teisipäeval, tuled sa iga päev oma korteri uksest välja. Ja kas selleks ajaks te siis kujutate ette, et teile saadetakse see auto või see on leitav tänavalt? Et need on minu jaoks nagu 2 väga olulist põhimõtet, et kui ta on leitav tänavalt, siis tõenäoliselt see auto on kuidagi sinna saanud,
kas ta on sinna saanud isejuhtivalt või on ta kaugjuhtivalt, et see tegelikult natukene ta toetab meie visiooni. Ehk siis me justkui saadame täpselt samaks, ütleme, selle andme põhjal, mida me oleme saanud, et teisipäeval kell 11 läheb Marek uksest välja ja Raili läheb kell 17 Tornimäelt sinna sisse ja tahab seda sealt saada ja vahepeal see auto on seal kuskil ringluses ja teeb teisi sõite, ehk siis ei pargi tänaval. Et kas see küsimus mulle vastu ongi see, et kas me arvutame või kas teie siis arvutate selle välja ja see auto on leitav või see ongi nii-öelda juhitav? Selles suhtes, et mina ei oska praegu konkreetset vastust anda, aga ma räägin hoopis teise loo. See oli 1995. Ma lõpetasin ülikooli ja ma tegin oma diplomitöö kasutades neural networksi ehk närvivõrku, kuidas rehkendada välja katalüsaatori temperatuur selle asemel, et teda füüsiliselt anduriga mõõta. Ja selleks on siis arvutimudelid, kaasa arvatud nagu see neural networks, kus sa annad tohutult palju datat sisse ja õpetad. Predictive modeling on inglise keeles see sõna. Ja siis sa timmid, sa saad need nagu õiged väärtused. Siin on pööraselt palju aega selle 95. aastaga siiamaani vahet, et see on mudeldamise küsimus ja tegelikult need mudelid on läinud nende aastatega tohutult palju paremaks. Ja põhimõtteliselt me anname kõik need signaalid, millal Elmo Rent peaks tegelikult mulle auto ukse ette sõitma. Ja see on ka ju, nagu ma aru saan teie äriplaanis, et see auto just tuua siis mulle ukse ette, aga ka teil on seda tohutult palju seda datat vaja, et muutuda siis korralikuks andmetöötlusfirmaks, kes oskab tuua neid autosid ukse ette. Nii, räägime nüüd võib-olla just Elmo Rendi siis sellest datatöötlusest. Ja. Kui palju te tegelete sellega, kui palju teie äris läheb energiat ja auru sellele, et tegeleda just andmetöötlusega, mitte ainult selle füüsilise autoga? Jah, just, et ma täpsustaksin toongi, et tegelikult see tundub olevat, autorendi ettevõte tundub olevat tehnoloogia arendusettevõte, aga tegelikult on vägagi datapõhine, et kogu see süsteem on tegelikult üles ehitatudki datale. Meie autod on opereeritavad, hea küll, täna ma ei tea, kliendi X kogemust veel ei tea, kui ta täna endale selle äpi laeb, täna läheb auto kasutusse, aga juba aasta pärast olen ma tema suhtes oluliselt targem või terve Tallinna linna või nii palju, kui me sealt andmeid saame. Et ka täna me juba teame, mis on meie populaarsemad piirkonnad, kuhu autosid siis, ma ei tea, õhtuks viia. Lihtsad näited, et kui me räägime tõesti, et 2035, mis me siis hakkame olema, aga kui me räägime 2022, mida me juba teame, mida me juba kasutame, see on selline lihtne info, mida me saame, me juba teame, kuhu need autod paigutada, et inimesed nad ruttu kätte saaks, et sealt ruttu need järgmiste inimesteni viia. Et see on kogu see äri on pandud üles ikkagi andmetöötluse. Räägime linnapildist ka. Linnapilt on ju ka suuresti andmetöötlus. Me teame, Tallinnas on ju kõnniteed, mis koguvad andmeid, andureid on linnas väga palju. Kui palju teie tegelete andmetöötlusega, just nimelt kui juhite transpordivooge? Selles osas nüüd, jah, meil andmeid mingisugused on, aga peamiselt me juhime juhtimiskeskuse kaudu, et meil on olemas mingi ilmaandmed, me näeme kaameratest võib-olla liiklustihedust on ju, ja sealt kaudu saab otsuseid juba teha, et kas nüüd see sõidukiirus on piisav või tuleks seda alla tuua. Et need on need andmed, mida võib-olla liiklusvoo juhtimisel meie kasutame. Aga kas on tulevikus ette näha, et liikluskiirused hakkavad muutuma tänu andmetele? Siin Tallinnas on ju räägitud, et tuleb piirkiirust tuua madalamaks, samas on teid, kus võiks ju see kõrgem olla. Tegelikult juba see toimib, et kiiruseid juba muudetakse sõltuvalt siis andmetest või mingisugustest oludest. Et osaliselt juba see kindlasti teatud lõikudel toimub ja plaanis on ju ka kogu aeg neid lõike ainult suurendada ja suurendada. Teie nägemus? Andmetööstus? Jah, ma arvan, et võib-olla ma siis räägin sellest isejuhtivate seisukohast, et
et seal kindlasti on tarkvara osalt nii-öelda paradigma muutus, kus ütleme, Tesla räägib software 2.0, ehk siis mitte nii väga tarkvara, mis on kirjutatud inimeste poolt, vaid see on nii-öelda defineeritud andmestiku poolt. Ehk siis kõik kohad selles isejuhtiva sõiduki tarkvaras, mis sul on võimalik asendada läbi selle, et õpid andmetest, seda teeme lihtsalt sellepärast, et inimesed ei ole lihtsalt piisavalt head, et seda kõiki neid edge case, neid äärejuhtumeid ja kogu seda loogikat defineerida. Ehk siis tundub, et palju realistlikum on anda ette hästi palju andmeid, et seda ära õppida. Küll aga selleks on vaja teise koha pealt nii-öelda energiat sisse panna, ehk siis sa pead väga palju energiat sisse panema, et kuidas neid andmeid märgendada, mille pealt siis isejuhtivad sõidukid õpiksid. Ehk siis see võib tihti tähendada seda, et sul on terve hiiglaslik armee inimesi, kes neid andmeid märgendavad ja see manuaal, mille järgi nad neid märgendavad, see on niisugune paks õpik sisuliselt, et seal on nii-öelda teistsugused trendid liikumas. Loomulikult erinevad firmad omavad veidi teistsuguseid strateegiaid, kuidas seda teha ja erineval tasemel andmeid kasutavad, et näiteks Tesla ei kasuta lidarit, teised kasutavad lidarit, aga eks siin peaks kindlasti lähtuma sellest, et mis on kõige lihtsam viis, kuidas seda ülesannet ära lahendada, sest mida rohkem sensorid sa paned, seda keerulisemaks sul tegelikult ka see lahendamine läheb. Ehk siis see on niisugune udus seiklemine, kus kõik pidevalt täpselt ei tea, mis see tee on, aga iga kord, kui kuskile järgmisse kohta välja jõuavad, leiavad järgmised juhud, mille puhul see asi ei tööta, siis vaadatakse, kuidas seda ära lahendada, kas mingisugusel andmete kogumise teel või võib-olla mingisugusel teisel moel. Marek Kiisa, kui neid andmeid tuleb ja tuleb, no me liigume ju selle poole, et meie käitumist ühiskonna liikmetena saab jälgida väga detailselt. Firmad teavad, mida me teeme, kuidas me autosid kasutame. No me näeme Hiinas, mis toimub praegu selle COVID-i piirangutega. Ühiskond on muutunud väga kontrollitavaks ja riik kasutab neid andmeid. Kas firmade ja riikide andmevahetusel tuleb piire panna? See on ka üks teema, mis selle kõigega seostub. Ühelt poolt küll mugavus, et autod teavad, mida me tahame, aga teiselt poolt autoomanikud, firmad ja ka riik võib-olla siin tagaplaanil teab, kuidas me käitume. Kõik muutub kontrollitavaks, totaalseks selliseks jälgimisühiskonnaks. Absoluutselt. Euroopa on selles suhtes erineb Ameerikast, et kui me võtame Ameerika suurkorporatsioonid, siis nende loogika on niiviisi üles ehitatud, et kõik annavad oma andmed ära ja nemad võivad vabalt neid töödelda. Ameerika on läinud ühte teed, Euroopa on läinud täiesti teistpidi teed, et kõik need andmed, mida Marek Kiisa genereerib, tegelikult peaksid olema IP-ga kaitstud ja minule kuuluvad. Ja Eesti IT-süsteem on ju tegelikult sellest lähtuvalt, nendest väärtustest lähtuvalt on üles ehitatud. Jah, loomulikult see nõuab tohutut digihügieeni, et me liiga palju seda välja ei anna, aga siin on ka nagu mingit moodi dilemma, et me peaksime jälle seda andma välja kui anonüümseid andmeid, et selle põhjal siis saada selline ingliskeeli data-driven linn, eks ole, et kus siis andmete põhjal otsustatakse kõik need asjad, millest me just siin rääkisime. Aga jälle siin on küsimus võib-olla juristidele, et see kõik on kirjutatud väikeses kirjas, me paneme linnukese, ütleme jah, tegelikult me oleme ise lubanud ja andnud selle välja. Ma arvan, et kogu selle digipöörde eest me ju ei pääse. See on ammu juba kohal ja need vanakooli ettevõtted, on see siis tekstiiliettevõtted või ehitusettevõtted, need muutuvad digitaalseteks data-driven ettevõteteks. Kui nad seda pööret ei tee, siis nad kukuvad konkurentsist välja. Ja nüüd ma tahaks nagu selle sõnumi edasi öelda, et tegelikult on siin on tohutult palju peame panema panuse siis
cyber security ja kõik kogu selle peale, et tõesti vaatama, kui palju ja milliseid andmeid me anname välja, kas meie, ma ei tea, pilveplatvormid lekivad, kas fotod lekivad välja, ei leki välja, eks ole. Kui palju seesama, mul oli ka kogemus Hiinaga, kus ma käisin, kogemata sattusin siis passikontrollis siis sellele teisele poolt nägema, mis tema minu kohta nägi. Ja sealt jooksis nii, et terve müriaad pilte minust, mis olid siis tänavatel siis minuga kokku pandud nii-öelda masin nägemisega. Et päris ehmatav tunne oli. Ja kõik seda me peame läbi mõtlema, kui me seda oma datat siis jagame. Aga kui toome jälle, Elmo Rendi, teie saate väga palju inimeste käest andmeid ja autode käest andmeid. Kuidas te neid andmeid töötlete ja kui riik tuleks ütlema, et see on ju Ameerika suur vaidlus olnud suurte firmadega, et andke meile neid andmeid, me vajame seda teavet inimeste kohta, mis te siis ütlete? Küsimus täpsustades, et kes meie poole pöördub riik? Kui riik tahab näiteks saada teie kasutaja andmeid, et te teate, kuidas see inimene käitus sel kellaajal seal kohas üüris seda autot, mida te ütlete, kas see on riigile kättesaadav info või on see teie ja kliendi vaheline info? Kuidas te kaitsete inimese andmeid? Igatahes see on meie ja kliendi vaheline info, aga seal on jällegi see small print, eks ole, et kui see on vajalik, vältimatult vajalik riigile, siis me lihtsalt ei pääse ka mingisuguse info jagamisest. Aga see on jällegi jah, ütleme niimoodi, et see on jälle selline õhuke jää või õhuke joon selle vahel, et mis see kriitiline on ja kui tuleb ka ettevõtte, et mingi, ütleme, riigi ja ettevõtte vaheline koostöö muidugi on olulisem, et kui juba riik pöördub, siis tõenäoliselt on see midagi tõsisemat, see ei ole lihtsalt Anna, ma tahaks talle helistada või talle sõnumit saata tüüpi päring, vaid midagi juba tõsisemat eeldases. Aga kui me räägime ja et võib-olla toome sellise, mida inimesed enim kardavad, on see, et näiteks pöördub meie poole mingi reklaamiettevõte või reklaami eesmärgil, siis loomulikult me ei jaga oma kliendi infot, see on ikkagi konfidentsiaalne. Kas küsimusi on? Nii. Ma annan selle kõva häälega, nii. Saate jooksvalt midagi teha. Kas te näete, ka on tal nii palju inimesed, te jälgite, et kusagil tekib mingisugune ummi. Te ütlete, te reguleerite võib-olla seda liiklusvoo kiirust või te panete valgusvoorid kuidagi teisiti. Hästi lihtne küsimus. Kuidas see täna on? Kas seal jätkub inimesi ja kuidas te seda reguleerite või ütlete, et kusagil on natukene tropp, et siis võib-olla ülejärgmisel nädalal me hakkame midagi reguleerima. Tegelikult, kas ma võin teile eristada, kui sul on mingisugune suur jama? Jah, see reguleerimine käib seal päris operatiivselt, et on need vaatluskaamerad ja näiteks teatud lõikudel, kus meil on need muutuvad märgid, siis sealsed juhtimiskeskuses on pilt nendes kaameratest laivis olemas ja kui nad näevad mingisugust anomaaliat, näiteks liiklusõnnetus toimub seal lõigul, siis nad operatiivselt ka piiravad kiirust. Selge, aga näete, meie paneeli aeg ongi läbi saanud. Aitäh teile ja palume järgmised esinejad lavale.